kas Vesteria on parim Robloksi RPG või täpsemalt öeldes MMORPG? Täna ma tahakski sellest natukene rääkida. Selle kombatist, lore'ist, progressionist, multiplayer aspektist, kõigest sellest. Kolmel erineval, mul on nagu ajuvähk, erineval mängul Arcane Odyssey, World Zero ja Vesteria. Vesteriad ma olen nüüd nendest kolmest pika maaga kõige rohkem mänginud, nagu pika maaga kõige rohkem. Selline 420-ni umbes selline. No World Zero'd ma olen rohkem mänginud, äkki 100 tundi on World Zero'd mänginud, aga Vesteriad ma olen korralik 400 peale mänginud. Ja Arcane Odyssey't ma olen üsna vähe teinud. Ma jäin kuhugi laava Islandile kinni lihtsalt, ma ei osanud midagi teha. Kas vana aitas mul saada asju, andis mul mingi laevaga, noh. See oli see kõik. Ja siis ma tahaks rääkida sellest nagu, miks ma tahaksin Vesteria sisuda. Ma arvan, et see põhjus on selles, et esiteks mulle see mäng vägagi meeldib nagu näha nendest tundidest, mis ma sisse on pannud sinna. Ja ma arvan, et nagu, ma tahan tõsta nagu, ma tahan nagu Vesteria community't paremaks, suuremaks teha. Seal on keskmine mingi 1000-2000 mängijat. Pärast update 5000, parimini elud. See ongi nagu see, mis ma tahaksin tõsta. Et nagu rohkem inimesed leiaksid selle mängu. Et kindlasti, kui sa otsid MMORPG-d, proovi läbi vähemalt, isegi kui sulle Roblox ei meeldi. Mul ka otseselt ei meeldi, aga mul on paar mängu, mida ma mängin seal ja paar mängu, mis ma sõpradega mängin. See ongi see ainus põhjus. Ja nagu Vesterial ei ole väga palju videoid enam, aga noh, seda rohkem, seda parem ikkagi. Siis ma tahaks rääkida oma Vesteriaga nagu isiklikust touchist, nagu miks mulle see otseselt meeldib. Ma arvan, et see põhjus ongi nagu, et see on vana MMO fänn. Ma olen nagu vana MMO fänn. Ma olen nagu alati mõeldinud see mõte, et sa ei pea mingi kindla raamatu järgi oma karakterit ehitama. Ei! Tee mingi kõige lollakam asi ja siis vaata, kas see töötab või mitte. Mis mõttes sa tuled ja ütled mulle, et seda ei saa teha, kuna see on liiga halb. Ok, ma teen see nii, sest hakkab tööle. See nagu igasugune exploration ka üle terve mapi nagu. See on ka mulle väga meeldib. Siis ma arvan, et põhilisi asju on see pilde ehitamis creativity. Sul on nii palju erinevaid pilde, mis sa saad teha, mida päris mitmetel RPG-del ei paku. Eriti MMORPG-d.